Kiitus Jumalale. Nüüd on nii, et olen täna jälle selle sõnumiga teie ees ja kauplesin siin veel enne seda jumalateenistust, sellepärast et mul on selline tunne, et ma liiga palju nagu räägin nagu ühel nagu teemal, aga Jumal kinnitas veel, et mida olen andnud, seda ikka muudkui räägi. Ja küsimus on selles, et võtta, väga palju ma räägin tegelikult sellisel nagu riiklikul teemal, aga põhimõtteliselt on see nii, et kui meie Isa palvet palume, siis me palume, et Jumala riik tuleks. Ja need kaks põhiriiki siin selles maailmas ongi niimoodi, et riike on muidu palju, mis siin inimestel on, aga sellises üldises mõttes on Jumala riik. Jeesus tuli kuulutama, et ütles, et taevariik on lähedal ja on saatana riik. Ja sellepärast on see nagu asi on niikuinii on nagu sellises mõttes on riiklik. Apostel Paulus kutsub väga selgelt üles, et tuleb palvetada eelkõige palvetama, siis kutsub üles just kuningate ja kõige ülemuste eest, nimetab ta esmalt. Ja sellepärast, kallid, see on nii, et meie osa on tegelikult palvetada nende inimeste pärast. Me ei pääse mitte kuskile, kui me Jumala sõna loeme, nagu sellest, mida teevad need kuningad ja ülemad. Ja kiitus Jumalale, et nad on praegusel hetkel omavahel vähemalt nagu rääkimagi hakanud ja on aeg rääkida ja on aeg vaikida, aga praegusel hetkel ma usun sedasi, et ka sellest rääkimisest on õnnistuste kasu. Ilmutuse raamat ütleb seda samamoodi, et vaata, ühel päeval on niimoodi, et kuningad viivad selle au sinna, oma au, just see on väga huvitav lugeda, Ilmutuse raamatu 21, enne nagu seda oma päris juttu, lihtsalt mõningad kohad lihtsalt ütlen, 21 ja 24 siis ilmutusest. Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa kuningad toovad sinna oma hiilguse. Et ilmamaa kuningad toovad sinna oma hiilguse. Ja see on nüüd täiesti selge, et kõik kuningad ei saa sinna oma hiilgust viia. Teate, kes sinna viia ei saa? Need, kes valetavad, kes valet teevad, need ei saa sinna viia. Sest viimane salm siin 27 selles peatükis, sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Nii et seal on, ütleme, et ka kuningate koha pealt kehtib see nii, et seal ei ole mitte mingisugust kahtlust, see ei ole lihtsalt, et kuningad ikka saavad taevariik, et nendel on nagu mingisugune eelis, et vipid saavad kohale. Ei, need vipid saa mitte kuskile, kui nad korras ei ole. Ja sellepärast, ja me näeme tegelikult, on kuningaid, kes teevad rüvedusi, kes seisavad rüveduste eest ja on kuningaid, kes püüavad teha õigeid asju, seisavad õigete asjade eest ja see on tegelikult siin selles maailmas ka praegusel ajal üsnagi tegelikult märgatav ja aru saada. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime praegusel hetkel lihtsalt nagu võtta nagu seda julgustust selle koha pealt, et teema, mille juures me täna ja Jumala sõna juures oleme, see on oluline ja on tähtis. Ma teen veel laulu 2 ka lahti sellest, et vaata, meil on ju niimoodi, et Taavet on, kelle laulusid me väga armastame, on ju tegelikult on riigimees. Ta on Jumala ülistaja, aga ta on kuningas. Jumal valis teda juba varakult selleks, et ta võiks olla Iisraeli rahva kuningaks ja seda ta oli. Ja see laul 2 räägib samamoodi, et just, et ta ütleb kuningatele, niisiis teie kuningad, 10. salm siit, saage mõistlikuks. Te ilmamaa kohtumõistjad, laske endid noomida ja teenige issandat kartusega, ilutsege värisemisega, andke suud pojale, et ta ei vihastaks ja et ei hukkuks oma teel, sest tema viha süttib pea. Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Ja ma usun sedasi, et me võiksime siin jätkata praegusel hetkel Jumala sõnast nagu sellisel riigi ja kuningate teemal, aga arvan sedasi, et ei ole rohkem seda tegelikult vaja, et lähen nagu selle sõna juurde, mida olen siin saanud ja kirja pannud ja hakkan teile lihtsalt seda jagama. Nii see on, et issand tuleb siia sellesse maailma ja ta ütleb, et taevariik on lähedal ja õpetab meid palvetama, nii nagu ütlesin sedasi, et me paluksime sedasi, et Jumala riik tuleks ja tema tahtmine sünniks. Aga kui Jeesus tuli, ta tegelikult väga aktiveeris tegelikult saatana riigi. Sellest, et selle maailma vürst on siin selles maailmas on valitsemas ja paraku elame meie samamoodi sellises maailmas, mis on selle maailma vürsti käes. Meid on lihtsalt välja kistud sellest pimeduse võimusest, nii nagu Kolossakirjas Paulus ilusasti ütleb sedasi, ja on asetatud tema armsa poja riiki, oleme selle riigi vahetuse tegelikult saanud teha, aga jätkuvalt ju tegelikult me elame siin selles maailmas, sellepärast, et me ei ole mitte kuskile siit ju ära saanud minna. Nüüd on nii, et kui ma olen juba täna ütelnud sedasi, et vaata, on need 2, siis on see on nagu must ja valge, võtame täna
nagu selliselt just, et valgus ja pimedus võiks ütelda ka ja öö ja päev, aga ütleme täna, et nagu must ja valge. Et nagu kaks täiesti sellist erinevat olukorda, positsiooni. Ja sellepärast siin selles maailmas on, jätkuvalt on kehtimas. Pimedus on ju tegelikult musta värvi. Kui valgust ei ole, siis lihtsalt kõik läheb mustaks ja läheb lihtsalt pimedaks. Meie silmadele lihtsalt ju paistab tegelikult pimedus mustana. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt täna mõtleme nagu selliste värvide kaudu ka nagu seda. Ja ei ole, selles mõttes ei ole tegelikult palju värve vaja. Selle kahe värvi kaudu tegelikult saame juba seda tõsist pilti enda silmad ette. Siis on need kaks isa. On meie isa taevas ja on siis see valede isa, kelle oma samamoodi võib olla. Ja lihtsalt see asi läheb nii kaheks. Paulus, kui ta seal, ütleme, kuningas Agrippa ees on, ta räägib, ta tunnistab tegelikult oma sellisest kutsumisest, mida ta Jumala käest sai, kui Damaskuse teel temale see valgus paistis. Ta oli see, kes Jeesus taga kiusas ja kõiki need, kes Jeesusesse uskusid, just eriti Jeesus ütles, et see on minu kiusamine. Kui ta temaga siis kohtus seal. Ja ta tegi seda pöörases raevus, nagu see 26.11 siin ütleb, ja tegutses niimoodi. Aga kui see valgus ta ellu tuli, siis ta tegelikult andis alla issanda ees. Ja 17. salm on juba see, kus ta räägib nagu oma enda elust, mida Jumal talle ütles, et ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan. Avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole ja saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Ja kallid, nii ta on, et nüüd, kui me sinna Jumala riiki tahame saada ja tahame üldse eesmärgile jõuda, siis on väga tähtis, on see, nagu ilmutuse raamatust juba lugesime, et patuga sinna ei saa. Ei rüve, kes teeb valet, jälkusi, ütleme, et lihtsalt need uksed on suletud, sellepärast, et Jumala riik selliste asjadega ei tegele ja sellepärast meie peame ka igal juhul nagu sellega arvestama. Täna ongi nii, et ma nüüd nähtavasti varsti kohe tegelikult liigun Johannese esimesse kirja. Sest et vaata, see Johannese esimene kiri on selline huvitav kiri, mis räägib tegelikult sellest pimedusest ja valgusest. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, ta räägib tegelikult seda koguduse jaoks. Ta ei räägi seda maailmale. Ta räägib, ütleb, et osad vennad on pimeduses ja osad on valguses. Meil oleks niimoodi lihtne, et maailm on pimeduses, me oleme siin valguses. Aga Johannes, kui ta seda kirja kirjutab, siis ta ei kirjuta seda mitte kui sellises mõttes, et ta kirjutab nagu seda teistele, ta ei kirjuta seda teistele, vaid ta kirjutab just seda Jumala rahvale ja tahab avada nagu seda olukorda, et me võime olla lihtsalt issanda juures olles justkui. Me võime olla tegelikult täitsa pimeduses. Kurb on tegelikult on see, et osad kogudused on siin selles maailmas ilma Jeesuseta, kus tõesti Jeesus on ukse taga. Ja see ongi niimoodi. Aga inimesed, kes seal on, ütleme, et isegi ma mõtlen sedasi, et ka nendest kogudustest võivad inimesed pääseda, see ei ole keelatud inimestel pääseda, sest igaüks, kes issanda nime appi hüüab, see saab päästetud. Aga vaata, see koguduse olukord võib olla täiesti selline, et lihtsalt elataksegi siiralt ja rõõmsalt selles pimeduses, ise imetledes kõike seda, millega hakkama saadakse. Ja sellepärast see olukord võib olla põhimõtteliselt ikkagi Jumala silmade läbi päris kohutav, milles me siin selles maailmas ka Jumala rahvana vahest elame. Aga nüüd ütleme, et Johannes, kui ta kirjutab sellest, ma võtan nagu seda Johannese kirja, nüüd lugesin seda, esimesed, ütleme, paari peatükki niimoodi ja natukese oleme nagu Johannese mõtete juures. Kõigepealt ta nagu nimetab sedasi, et Jeesuse päritolu on, et Jeesus on pärit igavikust. Algusest peale on olnud tema. Vaata, ta on see isa ainusündinud poeg, ütleme, eriti siin selle teise peatüki nendes salmides, nagu kuskilt seal 12-14, kus seal on räägitud, et räägitakse, et usutakse isasse ja usutakse pojasse ja sellesse, kes on algusest ja sellesse, kes on alguseta. Jeesus on algusega, aga isa on alguseta. Et ütleme, et kui siin seda lugeda, meie ütleme selles tõlkes isegi need sõnad väga hästi välja ei tule nagu selle koha pealt, aga kui natukese rohkem nagu uurida ja vaadata, siis on väga selgelt on räägitud sellest, kes on alguseta ja kes on algusest. Jeesus on algusest ja sellepärast ta oli juba enne maailma loomist isa ainusündinud poeg, ta oli tegelikult kõige selle juures, aga lihtsalt, et ta on nagu selles poja seisuses. Vaata, seal on nagu see
noh, juba see järjepidevus, mis täna isegi ülistuse ajal tuli välja, et vaata, et olla poeg, siis tähendab, on isa. Meie, noh, ütleme, Eesti rahvana need ei tarvita sedasi, et isa nime kogu aeg. Aga vene rahvas tarvitab kogu aeg ja ütleme, et ja piiblis on samamoodi, et ega need perekonnanimed on ju nii hiljuti tulnud asjad tegelikult üldse ka meile, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kogu aeg vaadata ikkagi, et kelle poeg keegi on. Ja sellepärast on, noh, lihtsalt see on väga oluline ja tähtis, et on isa ja sealt on see järgnevus ja kelle poeg siis oled. No Jeesus, kui ta seal variseridega ja nendega kirjatundidega räägib, ütleb, küll ta isast saatanast. Tahate teha tema asju. Ja kus nad olid? Nad olid ju tegelikult täiesti, võiks ütelda, need kõige pühamad, võiks ütelda sellel ajal, kes iganes olid, sest nad ju seal templi ümber toimetasid muudku. Aga lihtsalt olukord oli selline, et oldi just sellise südamega seal ja sellise päritoluga. Aga nüüd Jeesus on pärit isast ja sellepärast ja meie samamoodi peame samasse selgusesse. No siin on mõned sellised olulised asjad, millest räägitakse sellest valgusest, ja sellest elust, mis on Jeesuse kaudu avalikuks saanud. Teine salm, et elu on saanud avalikuks ja me oleme näinud ja tunnistame ja kuulutame teile igavest elu. Noh, julgelt võib panna selle koha peale, et Jeesus sai avalikuks. Sest Johannes ütleb, et noh, me oleme näinud teda, me oleme kuulnud ja kuulutame teilegi, et teil võiks olla osadus samamoodi, nagu meil on see isaga ja pojaga ja et meie rõõm oleks täielik. Ja sellepärast, kallid, nii tähtis on see, et need mõlemad tegelikult jõuaksid meile nagu sellised kohale. Johannes oli Jeesusele väga lähedane jünger, nii nagu ta oli ja selle läheduse ta valis ise, et selle koha ta valis ise, et Jeesuse lähedal istuma minna, et olla ta kõrval, et olla lausa ta rinnanajal, nii nagu noh, ütleme evangeeliumitest, just Johannese evangeeliumitest ka me väga selgelt nagu seda näeme. Ja nii, et tal on väga tegelikult, noh, ütleme, konkreetne värk, nagu mida ta saab edasi anda. Ja ta on üldse eriline Jeesuse õpilane, sellepärast, et vaata, temal anti ilmutuse raamat. Teised jüngrid pidid oma elud lõpetama, ütleme selliselt, et suruid märtritena kiiremini, aga Johannes oli see, kellele tegelikult Jumal andis palju rohkem. Ja sellepärast on see niimoodi, et tasub tegelikult issandale lähedal olla. Ja selle lähedal olu määrad sina. Kui sa oled, võtame selle teise pildi kohe, ütleme siia sama juurde, pruut määrab tegelikult selle läheduse. Pruut on see, kes hoiab distantsi ja kes lubab lähedale. Ütleme, et see on täiesti, ütleme, selline täiesti tavaline tegelikult on reegel. Jeesus on meie peigmees ja sellepärast meie lähenemine tegelikult on niivõrd oluline ja tähtis. Ja nüüd Johannes ütleb, et ta tahaks, et teil võiks olla samamoodi, nii kui meil on olnud osadus isaga ja pojaga, et see võiks olla teil ka. Ja igavene elu tegelikult saab meile võimalikuks ainult tegelikult issanda Jeesuse Kristuse kaudu. Ja sellepärast, et noh, igavesed me oleme niikuinii. Aga nüüd, kas igavene elu, see kuulub nendele, kellel on poeg. Ja sellel on tegelikult igavene elu. Sest nõnda on Jumal, näed, maailma armastanud, annab oma ainusündinud poja, et kui me usume temasse, et meil oleks tegelikult igavene elu. Nüüd ma võtan vahel ühe sellise Pauluse tunnistuse siia, sellepärast, et Paulus väga hästi ütleb nagu ühe asja seal 1. Timoteuse 3:16 ja loen selle siia lihtsalt vahele. 1. Timoteuse 3:16, siin on selline võimas usutunnistus. Jumal on avalikuks saanud lihas, tähendab Jeesus sai avalikuks. Õigeks tunnistatud vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele, ustud maailmas, võetud üles kirkusesse. No ütleme, et siin on sellised ütlemised, noh, mis järjest nagu avavad meile neid erinevaid positsioone, mida ka issandal siin selles maailmas oli. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et need meie oleme võinud ka sellest tegelikult osa saada. Nüüd Johannes räägib seda, ütleb, et teil ja meil on osadus tegelikult, no ütleme, peab olema omavahel, näed, täna oleme jälle ka koos, see on ka Jumala rahvale väga oluline asi, et meil on tegelikult osadus omavahel ja siis samamoodi, et meil on osadus tegelikult isa ja pojaga, see on siis Johannese kirja, esimese kirja siis 1:3, kus on tegelikult räägitud, meie osadus on siis isaga ja pojaga, Jeesuse Kristusega. Nii et see on, ja mis see osadus on? See sõna on selline, et see on ju Jumala rahva sõna. Tarvitad sa kuskil seda sõna eriti?
no ütleme, usurahvas tarvitab, kui saame kokku, et lähme oleme osaduses või noh, ütleme, et see on ainukene koht, no kus see maailm seda tarvitab, mitte kuskil ei tarvita. Sest et noh, see on täielik selline, nagu võiks ütelda, meie sõna, mida me jumala rahvana eriti tarvitamine, see on vastastikune suhe, see on osalemine või kaasosalemine, see on suhtlemine, ma otsisin tegelikult nagu sõnu taga ja siis sain ühe sellise sõna nagu seltskondlikkus. Et me kuulume tegelikult ja vaata, mõni inimene on seltsiv ja teine inimene ei ole seltsiv. No mõni on niisugune, suhtleb nagu naks igaühega, tead, eks on hästi seltsiv inimene. Vaata, sellisel inimesel on osaduses väga lihtne olla. Teine on niisugune, et istub vaikselt nurgas ja ei julge nagu kellegi poole eriti pöördudagi ja palju raskem on tegelikult. Aga vaata, osaduse mõttes, noh, nagu me peame põhimõtteliselt olema ka just sellised seltsivad ja avatud. Muidu osadust tegelikult pidada ei saa. Ja huvitav on see, et vaata, kui seda sõna nagu tõlked antakse, siis sinna antakse veel tegelikult ohver ja selline armuand. Et see ei ole mitte ainult, noh, kuidas ütelda, mitte ainult selline nagu mingisugused jutud ja sõnad, vaid ka teod kuuluvad tegelikult selle osaduse juurde, sellepärast, et nii nagu isa meid armastas, ta on andnud oma poja. Ja sellepärast ka meie elus on tegelikult on nii, et kui me kellegiga oleme osaduses, siis me kas või vähemalt anname ajagi. Anname lihtsalt, midagi peab andma, no teisiti nagu lihtsalt see ei tule, mitte kuidagi ei tule välja. Nii et mõtleme selle peale ka, et see osaduse lugu ongi selline ja näed täna, et omavahel osaduses olla ja koos issandaga osaduses olla, et võtame lihtsalt selle aja ja pühendame seda ka praegusel hetkel issandale. Ja teate, see tuleb kasuks. Ja ole julged tegelikult, et usus issanda ees, et Jumal annab sulle ka kõike seda, mida sa vajad oma igapäevases elus, annab lahendusi, ilmutab neid asju, mida on vaja, annab su töödele, asjadele korda mineku ja sellepärast, kallid, see on seotud tegelikult sellega, kui me oleme issandale lähedal. Sellepärast, et Jumal tegelikult tahab meid õnnistada kõiges. Ja sest, et vaata, kui sa kuuled häält, loe see 5. Mooses 28, no väga materiaalne elu on seal, mis on kirjutatud. Väga füüsiline elu, kas terve või haige ja see kõik on nagu sinna pistetud. Ja sellepärast on see nii, et me vahest ajame ise selle asja kuidagi nii supervaimulikuks, et no, et siin me tegeleme vaimulike asjadega, muu eluga peame kuidagi hakkama saama. Aga ei, absoluutselt ei ole. Jeesus tuli siia sellesse maailma ja ta sai lihaks, sai inimeseks ja elas inimesena. Ja nüüd on niimoodi, et ja me oleme kohustatud elama, nõnda nagu tema on elanud, see 2:6 juba ma ütlen siit sedasi, kes ütleb, püsivad temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. Ja nüüd, põhimõtteliselt, meie mõtleme sedasi, et alati, et ei teinud pattu ainult. Ei ole küsimus ainult mitte pattu teha. No vaata, kui sa mitte pattu ei tee, mida sa siis üldse teed? Et ütleme, sa pead ju tegelikult elus midagi tegema. Jeesus tegi kogu aeg seda kõike, mida isa ta käest ootas. Ja sellepärast meie asi on tegelikult ka olla üldse nagu Jeesuse moodi selles mõttes, et me tegelikult teeme igal päeval ja alati seda, mida tegelikult issand meie käest ootab. Räägime seda, mida ta ootab meie käest ja teeme neid asju, mida ta ootab. No nii, ja sellepärast, kallid, ma usun sedasi, et palju siin rohkem selgitada vaja ei ole, et osadus on üks hea asi. Nüüd Jumala koha pealt siin on väga selline kindlane ütlemine sedasi, et Jumal on valgus ja vaata, ja Jumalas tõesti ei ole mitte mingisugust pimedust. Vaata, kui ei ole pimedust, tähendab, ei ole mitte mingisugust nagu sellist teadmatust ja põhimõtteliselt on niimoodi, et osad poliitikud ka või või sellised poliitilised kommentaatorid tarvitavad ka praegusel ajal nagu seda, mis siin selles maailmas toimub, nad ütlevad, see on valguse ja pimeduse võitlus. Eks. Ja siis igaüks mõtleb sedasi, et kumbal pool see valgus on ja kumbal pool on see pimedus, aga paraku, ütleme, et selline olukord on. Ja teate, muideks see on sassis praegusel hetkel väga tugevalt siin selles maailmas. Teate, mille pärast? Sest, et selle maailma vürst saatan, tema tuleb valguse ingli näol. Tema teeb armastuse veel suuremaks, kui see meil kristlastel on. Tema armastab patuseid ka ja kõike rõvedusi ja asju kõike ja ütleb, et see on õige armastus, kui ikkagi väga, väga kõike armastada. Ei, Jumalat me absoluutselt ei muuda. Ja sellepärast on vaata, see ongi tegelikult see tuleb küll nagu valguse ingli näol. Ja justkui on nagu valgus, aga tegelikult ta seda ei ole. Ja siis on niimoodi, ja need, kes käivad valguses, neid süüditsetakse, et need on vihkajad, need ei armasta kõiki ja ütleme, ja on sellised, inimesed siin selles maailmas ja meie oleme nagu sattunud nagu sellisesse hoopis raskesse olukorda. Et issanda tahet peetakse nagu saatana tegemisteks, aga see oli Jeesusega ka.
teda süüdistati ka, et kurjade vaimude abil tegutseb ja üldse saatanast on ja ütleme, et Jeesus sai täpselt seda kuulda ka siin selles maailmas. Ja sellepärast, ja siis saatan ise oma pimeduse teod, ta kuulutab selliseks armastuseks ja õigluseks ja headuseks ja me elame siin, kus need asjad on tegelikult tagurpidi pööratud. Ja hea varjus tehakse kurja ja tegelikult on niimoodi, et vahest, kus räägitakse, et on kuri ja halb, seal tasub tegelikult otsida, et ega seal hoopis head ei ole. Sest et selles maailmas on asjad ütleme, niivõrd tagurpidi, lihtsalt selle maailma vürst on need asjad pahupidi pööranud ja nii paraku see on. Aga teate, mille pärast see nii on? See Johannese esimene kiri toob seda välja ka seal, ütleme, see 2. peatüki nüüd 18. salmist hakkab üks sihuke jutt pihta, et lapsed, nüüd on viimane aeg, nagu te olete kuulnud, antikristus tuleb ja nüüd on tulnud siis palju antikristusi, Kristuse vastaseid. Ja võtta, antikristus, see on ju see tagurpidi Kristus. Ja nüüd ongi need asjad tuleb tagurpidi pöörata ja et see vaenlane tulla saaks siis, see Kristuse vastane, siis asjad peavadki pahupidi olema. Et siis see vale peab tunduma hea, et inimesed selle vastu võtaksid ja seda ta niimoodi esitleb. Ta teeb seda, võiks ütelda, nii järjekindlalt, et et inimesed tegelikult hakkavad lihtsalt valet uskuma. Ja sellepärast, ja seal tuleb kõik taha, nii nagu on need imed ja kõik asjad hakkavad sündima, nii et sellepärast, vaata, meie asi on tegelikult nagu läbi katsuda, et mis toimub. Ja sellepärast ongi siin ka samuti räägitud, et meil on püha vaim selleks, näed, püha vaimust me praegu eriti ei rääkinud, aga meil on püha vaim selleks, et me võiksime ära tunda sedasi, kus on õige, kus on vale. Ja muidugi kõige kurvem on see, et öeldakse seda, et siin sõnas väga selgelt, et kus need antikristuse tegelased siis tulevad. Nad on küll välja läinud meie seast, kuid nad ei olnud meie hulgast. Ja sellepärast on see nii, et vaata, see ongi tegelikult nii raske lugu, et põhimõtteliselt on see nii, et vaata, kui Johannes kirjutab koguduse seda kirja, ta ütleb, et siis Kristuse vastased tulevad tegelikult meie endi hulgast. Kes on koguduse kõige suuremad vastased? Ütleme, et iga kogudus, kui võtame kohalikke kogudusi. Need, kes on mingis mõttes tülli läinud ja ära läinud, need on kõige vihasemad vastased. Mitte naabrid ja sellised teised, kes meist midagi ei tea. Ei tea, kes te niisugused baptistid oletegi, eks. Et mis see tähendab ja mis te olete, nendel ei ole üldse korda see asi. Aga mõni ära pahandanud kristlane, vaata, see on niisugune paras, kes tuuseldab ringi. Ja on kõige suurem, võiks ütelda, vastane ja teeb oma tegusid ja teeb kõike selleks, et kuidagi kahjustada. Paraku see niimoodi on. See peab tulema, tegelikult tuleb meie seast. Ja sellepärast hoiatus selle koha pealt. Istusime siin pühapäeval koos õpetaja Mäeverega seal Päästearmee koosolekul ja arutasime niisuguseid kiriku teemasid korraks ja et kirikul on need ülevalt poolt, kuidas seal valitakse erinevalt need karjased ja pastorid ja ütleme, et on erinev ja siis ma ütlesin, et see ülevalt poolt on ka väga tähtis. Et vahest võib olla niimoodi, et see, kes seda karja juhib, võib kraavi minna ja siis on tähtis, kui keegi oskab kuskilt seda korrigeerida. Sain noogutuse peale, et nii see võib vahest juhtuda. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et siin Johannes kirjutab sedasi, et meie seast tulevad need, kes hakkavad tegelikult valesti asju tegema ja õpetama ja lähevad hoopis täitsa teise leeri ja sellepärast lihtsalt need hoiatused tuleb võtta vastu ja kiitus Jumalale, et meile seda niimoodi kirjutatakse ja väga selgelt. Aga see ei ole meile mitte, kuidas ütelda, nagu ütleme, mingisuguseks ehmatuseks ega hirmutuseks, vaid hoiatuseks, et need valed teed on võimalikud ja on need, kes tegelikult kisuvad enda järel inimesi ja sellepärast on see niimoodi, et kes kisub enda järel, tead, see on kahtlane värk. Issand ei kisu mitte kui kedagi. Tahad, tule järgi. Aga need, kes on siuksed, et tule. Tead, ma olen aegade jooksul sedasi näinud, inimene tuleb kolmapäeva õhtul Jumala teenistusest, ta kistakse siit ukse tagant ära. Tule siia minu juurde palvetama. See ei ole loomulik. Kui inimene mõtles ja siis õde tuleb pärast sedasi, ütleb, tead, et vend palvetas muga nii kaua, et teil lõppes koosolek ära ja ma nüüd pääsesin ta juurest tulema. Aga mis asi see on? See ongi ehtne kiskumine. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ja kus need kiskujad on? Need ei ole mitte kuskil praegusel hetkel Jumala riigis tegutsemas. Need olidki, need lihtsalt teatud aeg jaksasid kiskuda, aga siis lõpuks ei kisu ka enam. Ja tegelikult õnnetu värk tegelikult ja sellepärast, kallid, lihtsalt tunnuseks on see, säilita oma vabadus, käi issanda järel, kui sa tunned, et keegi sind kisub, siis tea sedasi, et issand mitte sind ei kisu. Sellepärast, et teda meie järgime. Ise teeme otsuse ja lihtsalt seisame oma otsuse eest ja seda ka veel täiesti julgelt.
nii et lugu on selline. Ja ütleme, et vaata, see mitme pildi kaudu tegelikult on see asi, vaata, on see nagu algusest saadik, see vihavaen on tõstetud selle naise seemne ja saatana seemne vahele seal, jumal alguses juba, piibli alguses ütleb sedasi, kui see patu langemine toimus. No siis on see lihalik ja vaimulik, mida Paulus, Rooma kirjas palju nagu räägib. Ja ütleme, et see võitlus on nagu väga tugevalt tegelikult, siin selles maailmas nagu mõlemat pidi on nagu olemas alati üks riik ja teine riik ja sellepärast nii see on. Ja muidugi jumala riigi taktikad on meeldivad, aga saatana riigi omad on tegelikult on väga, väga alatud ka siin selles maailmas. Aga nüüd on niimoodi, et kui tuleb valgus, siis see paljastab. Johannese 3. peatükis on väga selgelt, valgus tuli, kes armastasid valgust, tulid valguse juurde, kes ei tahtnud, et nende teod saaksid avalikuks, lasid jalga. Ja sellepärast see käib väga, ütleme, väga lihtsalt tegelikult, valgus on tegelikult väga, väga paljastamas tegelikult meie päritolu ka. Ja sellepärast siin see väga tuntud osa sellest kirjast, et kui me käime valguses, meil on osadus üksteisega ja sellepärast on see nii, et vaata, kui me tegelikult osaduse ära kaotame, siis see on väga tõsine tegelikult on tunnus selle asja koha pealt. Mäletan, kunagi Tallinnas noore mehena istusin ühes koguduses, üks palvela, üks vanem liikumine, mis seal oli, ja siis on niimoodi ja vanemad inimesed omavahel kõva häälega enne jumalateenistuse algust räägivad, et mul on jumalaga kõik korras, aga inimestega korras ei ole. Tead, tuli välja sedasi. Ja jumalaga on korras. Aga kui siit seda Johannese kirja loed, kes vihkab oma venda, on pimeduses. Ei saa jumalaga korras olla. Sul on lihtsalt selle maailma jumalaga on korras. Selle maailma vürstiga on sul korras. Temal ei ole mingeid pretensioone, kui sa vihkad oma venda ja kui sul on mingisugused probleemid selle koha pealt. Aga isaga, kes on taevas, ei ole korras. Ja sellepärast see on nii tõsine, vaata see pattude tunnistamine, ta on ustav ja õige, kui me oma patud tunnistame, siis Jeesuse veri puhastab meid kõigest patust ja sellepärast me, ütleme, et võib-olla oleme jäänud nagu, ütleme, selles asjas palju nõrgemaks praegusel ajal, et me ei räägi nii palju sellest pattude tunnistamisest. Aga see ei ole mitte kuskil, ei ole see kadunud. See on nii olulisel ja tähtsal kohal. Ja sellepärast laul, ütleme, 51 ja 32, kuidas Taavet seda teeb. Ja sellepärast ja Uus Testament absoluutselt mingisugust teist õpetust ei anna. Tuled Jumala kotta, ole mulle patusele armuline. Mõtlen, et siin vahepealne selline karismaatiline õpetamine on rääkinud sellest, et sa ei tohi patun olla. Sa oled kord päästetud saanud, sa patun ei tohi olla. Johannes kirjutab, me kõik eksime ja kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me lihtsalt valetame. Ta kirjutab sedasi, et see ei ole niimoodi, et me saime ilmõigeks sellised, kes me enam üldse ei eksi. Ja sellepärast, kallid, me ei ole veel sellises olukorras, aga kiitus Jumalale. Kui eksisime, tuleb tunnistada oma pattu, Jeesuse veri puhastab meid kõigest patust ja sellepärast kiitus Jumalale, et ka selle koha pealt tegelikult on niimoodi. Ja pattude tunnistus ei ole tegelikult Jumala riigis mitte mingisugune häbiasi. See on tegelikult võimas edasipääsemise lugu. Ja paljud inimesed tegelikult vaimulikus elus ja isegi tervenemises ja kõiges lihtsalt edasi sellepärast ei lähe, patt on ees ja ei tunnista ka. Ja tuled siia kohale ja räägid, kui õige sa oled. Mingisugust teema tõmbad kuskile ülesse. Tead, see, kes teemat tõmbab kohe ülesse, see varjab midagi. Kes sa saad rahulikult tulla, ütled, Jumal õnnistagu sind ja mitte midagi ei hakka enda õigustuseks rääkima. Ja sellepärast vaata, aga kui sul on vaja ennast kohe nagu esitada sedasi, et nagu mingisugune jutt kehtima panna, siis sa midagi tegelikult peidad. Ja sellepärast täna lihtsalt ütlen sedasi, et kallid, Jumalas ei ole mitte mingisugust pimedust, tema teab niikuinii. Ja sellepärast siin Johannes ütleb, et me petame tegelikult iseendid, mitte teisi ei peta. Ja see on selles, ütleme, et kui sina keegi varjad oma pattu, sa ei tee teisele mitte midagi sellega, ainult iseendale teed, mitte kellegile. Ja sellepärast on see niimoodi, et ärme õigustame oma pattusid, püüame hoopis nendest lahti saada. Jeesuse veri on valatud. Jeesuse lunastustöö on täiesti võimeline meid kõigest patust tegelikult vabastama ja kõigest puhtaks tegema. See on täiesti võimalik ja me ei tohi tegelikult leppida sellega, et me kuidagi teistmoodi elame siin selles maailmas ja sellepärast otsustavalt tegelikult tuleb tegutseda selle koha pealt. Valgusel ja pimedusel ei ole mitte midagi ühist. Ja sellepärast loeme selle 2. Korintuse 6.14 loen ka siia vahele veel. Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega, mis on ühist õigusel ja ülekohtul või mis on osadust valgusel pimedusega, mis kooskõla on Kristusel Beliariga või mis osadus on usklikul uskmatuga, kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega.
me oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud. ma tahan elada nende seas ja käia ja olla nende Jumal ja nemad on minu rahvas. seepärast minge ära nende keskelt, eralduge neist, ütleb Issand. ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja te olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõigeväeline Issand. ja sellepärast on niimoodi, et meie peame osades asjades tegelikult olema otsustavad käitujad. no Andrei Šapovalov, tuleb lihtsalt näide meelde, on pulmas. Läheb klatsiks lahti, ütleb abikaasale, tõuseb püsti, lähme siit minema. ma ei ole siin osaduses. kui siin pulmalauas lihtsalt klatsitakse kedagi, tervist, minu koht ei ole siin, mul ei ole mitte mingit osadust sellega, kui ütleme, et pulmalaua jutus on selline asi. aga see on julge tegelikult käitumine. me tahame, et jah, naeratame seda, ja. Teeme sedasi, et ei taha õde ja venda kurvastada, tead. aga tuleb kurvastada õde ja venda, kui jama ajab suust välja. ja siis tuleb ütelda sedasi, oled kurb või ei ole kurb, aga igatahes tuleb tõtt ütelda. sest tõde teeb tegelikult inimesi vabaks ja tuleb julgelt käituda. ei ole osadust sellise asjaga, kui valede asjadega tegeldakse. sest see tegelikult on niimoodi, et rüvetab, vaata, kui tulevad sellised valed sõnad ja mõtted ja vaata, see mürk kuskilt teised pritsivad, meil ei ole mõtet tegelikult seda mitte sugugi lasta enda sisse. ja nii ta on, et valgus ja pimedus ei tohi seguneda ja nad ei segune niikuinii ja sellepärast me ei tohi nagu püüda nagu mingisugust kompromissi nagu selles asjas kuidagi nagu teha. kui me hakkame nagu mingisugust kompromissi tegema siin selles maailmas, teate, me kaotame tegelikult ära kuidas ütelda, selle taju, selle lõhnatunde või arusaamise ja vaata, sellepärast, et kui me suhtleme maailmaga, siin on ka niimoodi, et maailm hävib ja tema himu kõik kaob, nii nagu siin esimeses kirjas Johannes veel kirjutab, eks, ütleb sedasi. vaata, kui me suhtleme sellega, siis on see selline, et meie midagi tegelikult hakkame nagu kaotama. Lihtsalt see tuleb nagu kuidagi väga kergelt selline olukord, et me enam ei oska nagu tegelikult teha heal ja kurjal vahet. Sellepärast, et lihtsalt see olukord on selline, need, kes on degusteerijad või kes peavad, ütleme, ninaga eristama lõhnasid, vaata, nad peavad tegelikult hoidma ennast niimoodi, et nende maitsemeel oleks väga tegelikult puhas. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja vaimulikus mõttes on ka niimoodi, et me peame tegelikult hoidma seda puhtust, kui igasugust solki enda sisse laseme, siis varsti me tegelikult ei oska vahet teha õigel ja valel. Nii et väga tõsised tegelikult mõtted, mida siin Johannes oma kirjas tegelikult räägib. Ja veel tuletan meelde, et andestamine teistele, see on ka väga tähtis asi ja väga tore on sul elada siis, kui sa oled juba saanud nagu andeks antud ja teistele inimestele, et sul ei ole enam nagu selliseid, kellele on raske andeks anda, aga Jumal ei lepi mitte kunagi sellega, et me kellelegi andeks ei anna. See on Mattiuse evangeeliumis 6, 14, 15 ja tahad andeks saada, pead teistele andestama. Või Mattiuse 18 see lugu, et need võlgnikud seal omavahel ja lõpuks on see suure võla omanik, kes väikest võlga ei andesta, tegelikult heidetakse kõrvale äärmisesse pimedusse tegelikult. Ja vaata, Hiopi nende sõprade lugu on selline, et vaata, lihtsalt on niimoodi, Hiop pidi ära kannatama need sõbrad, kes kolmekesi targutavad ta juures seal. Ikka võib-olla sa oled ikka midagi seda teinud või võib-olla teist teinud ja võib-olla sa ikka midagi olid, tead, valesti ka tead ja käib üks niisugune kiusamine käib. Ja lõppkokkuvõttes on niimoodi, et ta peab palvetama tegelikult oma nende kolme sõbra eest. Sellepärast, et Jumal viis nad ikkagi täiesti kokku, et teistmoodi tegelikult lahendust ei tule. Nüüd peate, et muidu ei saa need kolm endale õnnistust ja Hiop samamoodi pidi olema selles rollis, et ta on kui kõrgemal, et annab nendele ka andeks. Ja asjad lahenesid ja sellepärast kallid, inimestest me ka samamoodi ei pääse. See Johannes 1. kiri räägib sedasi, et kui ei armasta venda, siis oled tegelikult pimeduses. Nii et väga, väga selline tõsine hoiatus nagu selle koha pealt. Aga kui me teeme pattu, meil on eeskostja, Jeesus, kes meie eest kostab, see 2.1 räägib sedasi, armastus on käsu täitmine, üldises mõttes on see ju väga tuntud tõde. Ja vaata see 2.10 ja seal on nii selgelt on nagu see armastus tegelikult võrdubki seda nagu valguses käimist. Ja 2.15, kes maailma armastab, vaata, see ajab Jumala armastuse tegelikult ära. Ja vaata, need kaks armastust ei klapi nagu mitte kuidagi tegelikult kokku. Ja sellepärast see maailm niikuinii kaob ja tema imu ja ütleme, et ma täna seda vaimuliku kasvu osa ei hakkagi nagu rääkima, et tunda isa ja poega ja võita kurja seal vahepeal, see on nagu vaimuliku kasvu teema.
ja siis seda antikristuse tulekut juba nimetasin, et ta tuleb meie hulgast, äkki on mingisugune teine jutt, noh, Soomes oldi õnnetud, et praegu hiljuti oli niimoodi, et hääletati selle koha pealt, et noh, et kas ikkagi nende ühesõnaga nüüd homoabielusid tunnistada või mitte ja piiskopi õnnetuks, et ikka kuidagi hääletamine läbi, tead, noh, selliste teemadega tegeldakse. Et jumala sõna hääletatakse ringi. Meid on kutsutud uskuma seda sõna, mitte hääletama selle koha pealt, et kas me seda võtame või teeme selle kuidagi ringi, et teeme selle suuremaks ja avaramaks ja sellepärast, ja see ongi niimoodi, et nüüd äkki on niimoodi, et on inimesed, kes on tegelikult täiesti teist meelt suhtumas ka pattude ja asjade koha pealt ja nii ta on. Nii et, aga kiitus Jumalale, et tõde on tõde, seda mitte sugugi tegelikult muuta ei saa. Selle sõna copyright on niikuinii taevas ja sinna me ligi ei pääse, et seda rikkuma hakata. Nii et selline moment. Teine selline näide, nagu mille juurde korraks täna nagu tulen ka, mis näitab nagu tegelikult asjade käiku on nagu Eelia ja just ka see Ahabi aeg. Vaata, seal on niimoodi, et kui ma ütlesin sedasi, et praegu on nagu probleem on, et mis on siis kuri ja mis on siis hea. Noh, ütleme, et kui see on nagu tagurpidi pööratud. Ja vaata, seal oligi täpselt, see lugu oli nii. Ahab mõtles täiesti, Eelia on süüdi, et vihma ei saja. Ütles ka teine veel, et noh, et ainult minu sõna peale saab. Ja siis peitis ennast ära ka, et tema käest uut sõna kätte ei saa, et vihma tuleks. No. Ja sellepärast kallid, noh, ütleme, täielik selline, ja Ahab täiesti usub sedasi, et probleem on tegelikult on Eelias. Nii palju kui teisi prohveteid, kes iganes jumala prohvetid oli, keda kätte sai, need tapeti sellel ajal. See Obadia peidab ära seal, ütleme, 100 prohvetit peidab veel ära ja toimub nagu selline, noh, ütleme, ametlik selline uskumine on selle koha pealt, et noh, et probleemiks on tegelikult, kui selle Eelia veel kätte saaks, siis me lahendaksime tegelikult selle kohutava probleemi ära, sest meil on juba seal 3,5 aastat on tegelikult põud. Ja probleem, noh, ütleme, kuningas näeb väga selgelt sedasi, probleemi põhjus on see just, et Eelia on selline. Aga absoluutselt ta nagu ei mõista sedasi, et ta on ise see probleem. Sest et vaata, kui nüüd Eelia ja Ahab kohtuvad, siis ongi üksteise süüdistamine. Sina oled süüdi. Eelia vastab sedasi, ei, sina ja su isa sugu olete süüdi. Lihtsalt ütleb otsa vastupidi. Aga nüüd kutsu kõik sinna Karmeli mäele ja sellepärast ta hakkab nagu selliselt seda asja seal lahendama. Ja tuleb tegelikult vihm. No muidugi vihm tuleb väga karmilt, kui me mõtleme selle peale. Vaata, kuidas vihm tuleb. Vihm tuleb niimoodi, et Baali prohvetid saavad tapetud. Pärast seda tuleb tegelikult vihm. Ja sellepärast see on, noh, ütleme, kui seda lugu nagu täna nagu lugesin, siis noh, siin see tõde on tegelikult väga, väga karmilt siin selles, noh, ütleme, nagu nähtav. Prohvet kuulutab välja, ütleb, et nüüd on selline aeg kätte jõudnud, mitte sellepärast, et talle meeldis, et ma midagi ütlen, Jumal ütles niimoodi, et selle patu pärast, milles Iisrael elab, selle patu pärast, mida Ahab on teinud. No kas Ahab ei teinud pattu? Me tavaliselt on, ütleme, kui me loeme seda esimese kuningate raamatu lugu, ma teen selle lahti ka, siis me hakkame nagu sealt, meil hakkab see Karmele mägi hakkab nagu kohe esimeseks väga pihta, et meile see väga meeldib. Räägime sealt. Aga loeme täna seda esimese kuningate 16. Natukese selle siis ühesõnaga Ahabi kohta, mis mees tema oli. Ahab, Omri poeg, tegi kurja issanda silmis 16:30, rohkem kui kõik, kes olid enne teda olnud. No ütleme, et seal oli niimoodi, et kuri kasvas kogu aeg sellel ajal ka. Eelmise kohta on ka öeldud sedasi, et tegi rohkem kui eelmine. Ja teeb rohkem, siis kas sellest veel vähe, et ta käis Nebati poja Jerobeami pattudes, ta võttis naiseks Iisebeli, sidonlaste kuningana Etbaali tütre ja läks ja teenis Baali ja kummardas, teeb Baalile altarid, läheb Aserale ja noh, ütleme, et tegeleb, noh, ütleme, järjest nagu nende valede asjadega ja sellepärast tegelikult tuli põud. Ütle nende asjade pärast. Mitte see 17 peatükk ei ole selline, et noh, et lihtsalt, et Eelial tuli pähe ütelda või et Jumalal tuli pähe. Põhjus oli tegelikult, põua põhjus oli see, et Iisrael elas sellistes pattudes, oli Jumalast väga tegelikult taganenud. Ja nüüd on niimoodi, Eelia ütleb selle ära, Jumal põhimõtteliselt peidab teda ära, kõige parem peidupaik on tegelikult Jumala juures, noh, ütleme, seal laul 32:7 on hea peidupaik, Taavet laulus ütleb sedasi ja ise, kui ta oli seal, ütleme, põgenemas samamoodi, läks prohvetite hulka ja oli peidus seal ja Jumala juures on tegelikult hea peidus olla. Tead, see on hea koht, kus sa praegu oled. Sa pattu ei tee. Teate, kuidas ma olen vahest vaadanud sedasi, et need inimesed, kes ei ole tulnud ka Jumala teenistusele vahest,
Nad on ääretute käkkedega tegelikult sellel ajal hakkama saanud. Jumalateenistuse ajal, just, no täiesti, ma ei taha hakata ütlema ja ma usun sedasi lihtsalt, aga sa oled praegusel hetkel, oled hoitud. Sa võid mõttes muidugi siin ka pattu teha, nii et ega see, kui sa ei valva, siis võib juhtuda igal pool tegelikult neid asju, kus on. Aga mingis füüsilises mõttes sa oled hoitud, sest sa mingit niisugust füüsilises mõttes teopattusele teinud, kui sa oled tulnud tegelikult jumala rahva hulka. Ja sellepärast on niimoodi, et isegi Saul, kui ta läks sinna prohvetite salka, ta hakkas prohveteerima seal. Sellepärast ta tuli lihtsalt sellesse keskkonda ja hetkeks oli, muidu ajas seda Taavetit taga, aga kohe tegelikult lihtsalt see olukord. Ja sellepärast on niimoodi, et kui sul see hea ja kurja vahel võitlus käib, see ei käi nüüd mitte maailmas, see käib nagu meis ka, eks. Et kui sul on kalduvus tegelikult kurja teha, siis tegelikult hoia issandale väga lähedale ja jumala rahvale lähedale, see on väga suur abi tegelikult sulle. No nii, see repliik millegi pärast tuli vahele, aga nüüd seal on selline lugu, et hulga aja pärast siin ütleme, tuleb nüüd see selline lahendus, kui Eelia tuleb tagasi siis Ahabi juurde. Ja see määr oli tegelikult Jumala poolt määratud. Ja sest Jumal ütles, et mine nüüd ja näita ennast seal ja Ahabile ja siis tuleb vihm ja need asjad tuleb nagu teha. Ja Eelia siis läheb ja sellepärast ja Eelia tuleb ja ütleb sedasi, et nüüd tuleb vihm. Ja see ei olnud ilma ennustamine. Meil on niimoodi, et ütleme, et kogu aeg me saame ilma ennustusi, vaid Eelia ei tegelenud mitte ennustamisega, vaid võiks ütelda, et see oli tõeliselt ilma teade, et vihm tuleb varsti. Et 3,5 aastat pole olnud, aga nüüd tuleb. Ennem pidi Karmeli mägi kõik olema ja sellepärast see on võimas, ütleme, mida tegelikult issand ootab meie käest. Ja nüüd on väga üks tähtis asi meile ka. Tead, sinna Karmeli mäele ei tasu ronida mitte oma pead, ainult Jumala käsul. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie ise vahest nagu tahaksime tegelikult korraldada samamoodi ka, et me korraldaksime nagu ei tea mida, et oleks nagu vägevam, et teeme ka nagu midagi, et ikkagi, et Jumala tuli langeks ja teate, Jumala tuli langeb sinna tegelikult, vaata, kui ütleme, et kui on ohver pandud, mõtlen, et vaata, Jumala tuli tuleb sinna, kuhu ta saab langeda. Mul on see üks vana isa ajast Kalju koguduses, üks kolmapäeva õhtu, tuleb see näide lihtsalt praegusel hetkel meelde. Ühele vennale anti, et ta sellel koosolekul laulab. Laulab seal soolot ja tema, ta oli hea soololaulja tegelikult ja ta pidi seal lihtsalt laulma, keegi saatis teda, see selline. Ta oli nii ette valmistunud, et mäletad nagu siit saadik seda õhtut, sellepärast, et sellele ohvrile langes tuli. Vaata, seal oli niimoodi, et see ei olnud lihtsalt sedasi, ta võttis seda ülesannet väga kuidagi südamest ja ta tuli seda tegema alanduses ja niimoodi hästi, et Jumal sai selle tule siin anda. Ja sellepärast, ja seda ei tee mitte kuidagi ise ära, aga vaata, kui tuli tuleb taevast, see tuleb selle peale, kui on ohver tehtud. Ja sellepärast Eelia ka läheb õigel hetkel Karmeli mäele, on käsu saanud issanda käest, et seda ohvriteenistust saab teha, paaliprohvetid proovivad ka, sama mägi, kisavad ägedamalt, aga mitte midagi ei juhtu. Aga kui Eelia teeb selle asja tegelikult vaikselt ära, võiks ütelda, ja kallab veel veega üle ja on selline moment. Ja vaata, sinna peale tegelikult tuli. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me peame leppima sellega, et kui vahest on 3,5 aastat, kus Karmeli mäge ei ole, kus selliseid võimsad teenistusi ei ole, kus neid asju ei ole, see on tegelikult Jumala teada. Me ise ei pea neid mitte korraldama. Aga Jumal ütleb, et nüüd tuleb korraldada, siis tuleb neid asju tegelikult teha. Ja sellepärast tuleb lihtsalt ka siin tegelikult usaldada issandat. Kiusatus on Sauli moodi, kui midagi ei sünni, siis teeme ise midagi. Teeme midagi, et muidu rahvas läheb laiali. Tead, ei pea mitte midagi tegema, las läheb see rahvas pärem laiali. Ootajad jäävad. Vaata, seal oli niimoodi, et kui 4 päev tuli, siis ootajate peale tuli tegelikult püha vaim. See et ärge lahkuge ennem Jeruusalemmast, oodake isa tõotust. Aga võtta 10 päeva. Vitsid sa siin täna niimoodi, et me tahame ikka varsti koju saada, et vaatame kella, et varsti töö lõpetab ära, ma sealt ka jälgin. Ja saame koju minema. Aga nemad on seal ootamas 10 päeva. Ja nad ootavad. Ja nendel ei ole öeldud sedasi, et millal siis tuleb. Tuleb siis, kui tuleb, eks. Ja siis ühel hetkel tegelikult see tuli langeb nende peale. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et andku Jumal meile ka seda oodata, kus Jumala tegelikult on eriliselt liikumas ja kiitus Jumalale,
et need asjad tulevad ka õigel ajal, siis kui tegelikult on see aeg. ja seda määrab tegelikult Jumal. ja nüüd on niimoodi, et ongi selline lugu, et tuli langes, rahvas hakkab uskuma ja ütleme, paaliprohvid saavad hävitatud, suur sadu tuleb, öeldakse seal kuningale, et pane ruttu, tead nüüd ja sest varsti tuleb suur sadu ja kõik need asjad. aga nüüd ma juhin tähelepanu ühele asjale veel, natukene on aega seda lugu lugedes, mis ma veel nagu nägin. vaata, siis on niimoodi, et see väga pattu teinud kuningas Ahab. ja nüüd 20. peatükk, ma jätan siin kõik Oorepi mäel ja kõik asjad, mis iganes on, ja lisakutsumised on vahepeal tähtsad asjad, aga nüüd on niimoodi, et Ahab võidab Ben-Hadadi 2 korda. ja sellepärast, kui ma täna olen ütelnud sedasi, et see kuningate jutt on niikuinii meil sedasi, et kuningate pärast tuleb palvetada, siis meil on tegelikult ikkagi suur eelis Jumala sõna kaudu nagu näha, tead, kuidas Jumal kuningatega asja ajab. Nüüd on niimoodi selline, et on üle elatud selline moment, Eeli on jälle tagasi ja sadu on tulnud, aga vaata häda, Süüria kuningas kogub oma sõjaväe kokku ja mingid 32 kuningat on koos temaga ja hobused ja sõjavankrid ja tulevad alla siis Samaariat piirama ja sõdivad Samaaria vastu. Ja nõuavad hõbedat ja kulda ja naised kõik ilusamad ja lapsed kõik minule ja otsivad kodasid läbi ja ütlevad niimoodi, et me otsime te kojad kõik läbi, ütleme, nad nagu plaanivad seda selliselt teha ja et võtame kõik väärtuslikku, mis teil on. Nüüd on niimoodi, et Jumal läkitab oma sulase tegelikult ütlema ja kogu rahvas tegelikult on siin selles kohas ka just, kes ütleb sedasi, kõik vanemad ja kogu rahvas ütlesid siis kuningale sedasi, et ära ole nõus selle asjaga, ära ole nõus selle Ben-Hadadi nõudmisega praegusel hetkel ja siis on niimoodi, et hakkab üks selline huvitav Jumala juhtimine. Ja et nad saatsid sõnumi, et nad ei alistu Süüria kuningule praegusel hetkel. Ja nüüd ma loen siit 11. salmist 20. peatükis. Siis Ben-Hadad läkitas ta juurde ja ütles, Jumalad tehku ükskõik mida, kui Samaaria põrmust peaks jätkuma peotäieks kogu rahvale, kes mu kannul käib. Aga Iisraeli kuningas vastas, ütle, öelge vöököit ja ärgu kiidelgu nõnda nagu lahtipäästja. Kui Ben-Hadad kuulis seda sõna, olles lehtmajas kuningate seltsis joomas, ütles ta oma sulastele, valmistuge, ja nad valmistusid rünnakuks linna vastu. Ja nüüd tuleb üks prohvet tegelikult tuleb mängu. Ja sellepärast vaata kuningate juurde on tegelikult on vaja prohveteid ja nende sõnumeid. Ja vaata üks prohvet astus Iisraeli kuninga Ahabi juurde ja ütles, ta ütleb, issand, kas sa näed kogu seda suurt rahvahulka? Vaata, ma annan selle täna sinu kätte, et sa teaksid, et mina olen issand. Ahab küsib, kelle abiga? Ja tema vastas, ta ütleb, issand, asevalitsejate noorte meeste abiga. Ja Ahab küsis, kes peab taplust alustama? Ja ta vastas, sina. Vaata, ma nüüd praegusel hetkel räägin kuningate olukorda. Vaata, milles kuningad tegelikult peavad olema. On olukord, keegi nagu on ähvardamas, tuleb vastu, otsitakse lahendust, Jumal saadab prohveti, kuidas lahendus tuleb, kes peab alustama, kes peab seda alustama. Nüüd sina alustasid, alati süüdistatakse. No siin on praegusel hetkel on see nii, et Jumal ütles, et sina alustad. Ja sina pead alustama sedasi, kas tahad või ei taha, aga praegusel hetkel on, juhis on selline. Ja ta luges ära, siis on need asevalitsejad, noored mehed, kes pidid olema esimesed, kes sõtta lähevad, neid oli 232. Ja nende järel luges ta ära kogu rahva. Ja teate, palju neid oli? 7000. Aga mis seal eelmises peatükis oli, kelle põlved ei nõtkund, oli ka 7000. Kui ma neid arvusid nägin, see on nii huvitav sedasi. Vaata, kui tähtis oli see isegi arvuliselt see 7000 sellel hetkel. Ja nad läksid välja lõuna ajal ja põhimõtteliselt nad tegelikult löövad Süüria kuningat, need olid seal ühesõnaga hädas, nad alguses mõtlesid, et nemad on nii võimsad, et nendega mitte midagi ei juhtu, et võtke nad elusalt kinni, kui nad tulevad. Aga Iisraeli kuningas 21 salm läks välja ja lõi maha hobused ja sõjavankrid ja valmistas süürlastele suure kaotuse. Ja prohvet astus Iisraeli kuninga juurde ja ütles temale, mine kinnita ennast ja pane tähele, vaata, mis sul tuleks teha, sest aasta pärast tuleb Süüria kuningas su vastu. Ja nüüd on niimoodi, et üks lahing oli peetud ja teise lahingu teate saada, et aasta pärast sõda jälle. Jah, sest et seal oli niimoodi, et see oli mägede sõda ja siis Süüria mõtles sedasi, kuule mägedes me hakkama ei saanud, et ju me lagendikul hakkama saame ja nemad omavahel peavad nagu seda nõu ja plaanivad aasta pärast tulla ja tulevadki nii.
ja nüüd on jälle see samasugune tegelikult olukord ja ka ütleme, et ta tuleb jälle, suure hulgaga Ben-Hadad tuleb ja nüüd Iisraeli lapsi 27 salm loeti üle ja varustati ja nad läksid neile vastu. Ja nad olid nagu väikesed 2 kitsekarja, kuna süürlased täitsid maa. Ja nemad arvasid sedasi, et nemad nüüd siin lagendikul võidavad, aga issand jälle Jumala mehe kaudu ütleb, taas astus ette Jumala mees ja rääkis Iisraeli kuningaga. Ja kallid, ma räägin, mille pärast seda. Siin on tegu kuningas Ahabiga, kes ei olnud mitte sugugi selline väga hea ja jumalakartlik. Aga Jumal räägib kuningatega, eks. Ja ta räägib selle kuningaga ka, lihtsalt sellel hetkel täielikult suhtleb sedasi ja räägib sedasi. Ütleb sedasi, kuna süürlased on öelnud, et issand on mägede Jumal ega ole orgude Jumal, siis ma annan selle suure rahva hulga sinu kätte, et nad mõistaksid, et mina olen issand. Ja siis on niimoodi, et sellel päeval nad tegelikult löövad maha seal 100 000 ja siis veel 27 000 seal müür langeb ja kõik need lood, mis juhtuvad nagu ja kuidas Jumal tegelikult annab võidud. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, kui me palvetame tegelikult kuningate pärast, siis Jumal räägib ja Jumal annab lahendusi ja annab võitusid. Ja sellepärast on nii, et lihtsalt täna, nagu ma ütlesin, et ma olen nagu selle riigi teema, aga vaata, see on nagu, need juhised tulevad tegelikult Jumala riigist, kui Jumala mehed räägivad. Ja Jumal ajab need asju, osad pastorid on sellised, et meie nüüd poliitikaga ei tegele. Jumal tegeleb küll, ja sellepärast, et vaata, tema paneb kuningaid ja võtab kuningaid ära. Ja sellepärast on niimoodi, et meie vähemalt mõtlen, et peame mõistma neid asju tegelikult, mis on. Ma ise arutasime täna siin omavahel, ühe oma pojaga lihtsalt helistame, rääkisime, ütlesin, meil on nii tagurpidi läinud sedasi, et me koguduses elame mingisugust demokraatiat, arvame, et seda on väga vaja, meil on valimised. Kas Uues Testamendis on, et mitme aasta tagant tuleb koguduses pastorit valida? Aga meil on, sellepärast, et meil on kuskilt on see MTÜ seadustest ja asjadest on võetud, me elame mingisugust nagu sellist elu, ja me peame seda nii loomulikuks tegelikult, et meil on mingisuguse selle maailma kord ja meelsus on neid asju lahendamas. Ja sellepärast, kallid, nii see on, aga ja siis neid asju, mida Jumal on tegemas, nendest me nagu tõmbame distantsi eemale, et ei, meie poliitikaga ei tegele. Jumal tegeleb sellega ja tegelikult Jumal otsib neid, keda ta saaks tarvitada tegelikult ka poliitikas, kes oleksid tegelikult valmis, et ta otsib igale alale, minge kõike maailma. Ja sellepärast, kui kõike maailma, siis on igale poole. Aga kurat teeb oma tegusid igal pool, teeb majanduses, teeb hariduses, teeb meditsiinis, teeb poliitikas, ta paneb igale poole tegelikult omad. Sellepärast, et vaata, kui meie tegelikult tõmbame nagu nendest asjadest lihtsalt kuidagi vabatahtlikult kõrvale, seda tegelikult olla ei tohi. Ja me näeme, et Jumal tegelikult, aitab väga kuningat. Ahab tegelikult nüüd ütleme, et üks lõpulugu, mis siin veel juhtus. Lõpujugu juhtus nii, et see Ben-Hadad tegelikult selles lahingus jäi elama. Ja nüüd on niimoodi, et ta põgenes ja nüüd on niimoodi, et põhimõtteliselt on niimoodi, et Ahab ja tema mehed ajavad ikkagi teda taga ja siis Ahab nimetab nagu sedasi ka nagu selliselt, et kuidas ta ütleb, ja ta vastas, kas ta veel elab, ta on mu vend. Käivad sellised jutud. Ja siis Ben-Hadad mõtles sedasi, et asi on hästi, et nähtavasti, et mind peetakse vennaks, et mul läheb tegelikult hästi. Ja nüüd on niimoodi, et ja tegelikult juhtus lepingu tegemine. Juhtus lepingu tegemine ja praegu on vaata ka samuti ohtlik aeg on tegelikult kuningatel. Sest et vaata, varsti vist hakatakse lepinguid tegema. Aga vaata, need lepingud sisud peavad olema sealt. Mitte inimeste peast või teiste pressimisel või teiste nõudmisel. Ja nüüd on niimoodi, et tegelikult Ahab suruti, vaata läbirääkimiste suruti nurka. Ja nüüd on nii, et ja Ahab lasi teda vabaks, sellepärast hakkas rääkima, et ma annan sulle, tead jälle need Damaskuses need kaubatänavad ja et su isa ka korraldas neid asju ja ma nüüd annan sulle ka, siin 34 salm räägib nendest asjadest. Ja sel tingimusel ma lasen su vabaks ja ta tegi seal temaga lepingu ja laskis tal minna. Ja siis üks prohveti jüngritest tuleb ja ütleb, et löö mind ja seal ei taha lüüa ja siin on niisugune huvitav moment ja siis teine näide oli sellised, anti, et valva ühte siis ühe sõnaga, et ja siis 39 salm loen see teise varianti, üks on see löömise variant ja teine on siis, et ja kui kuningas mööda läks, siis kisendas ta kuningale, ütles, sinu sõnale läks sõtta ja vaata, üks mees tuli sealt ja tõi teise mehe mu juurde ning ütles, et valva seda meest.
no lihtsalt pandi kedagi valvama. Kui ta kaob, siis jääb sinu hing tema hinge asemele ja sa pead vaagima siis talendi hõbedat. Ja siis aga Sulasel oli tegemist siin ja seal ja siis ei olnud enam seda meest ja Iisraeli kuningas ütles temale, see samasugune kohtuotsus on sinu kohta, sa oled ise selle tegelikult määranud. Ja nii ongi niimoodi ja lõpp on selle koha pealt on Ahabile väga selgelt öeldud, et sa lasksid käest minu poolt vande alla pandud mehe, siis peab su hing olema tema asemel ja sinu rahvas tema asemel. Ja vaata, kui suur vastutus on sedasi. Kui meie kuningas paneb mööda, siis me oleme koos temaga kehvas olukorras. Kui ta julgeb teha õieti ja julgelt, siis me oleme hoitud. Ja vaata, kui lihtsalt on selline, ütleme, need tõed on tegelikult välja toodud ja sellepärast on nii, et tuleb palvetada kõigi kuningate ja ülemate pärast. Mis siis edasi juhtus? Iisraeli kuningas läks koju, tusane ja räävutsev, läks Samaariasse ja hakkas järgmise lollusi tegema. Läheb seda Naaboti viinamäge ära võtma tegelikult, eks, läks midagi omastama. Aga vaata, sellel hetkel oli niimoodi, et kus ta oli tegelikult võitudest tulnud ja läbirääkimistel kukkus tegelikult läbi. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid vaenlane on tegelikult väga kaval, väga meelitav, väga väljapressiv, lubav. Aga mis on meie asi, tegelikult meil on väga olla kuulekas ja kuningatel tegelikult veel eriti kuulekas, et nad ei eksiks tegelikult nendes asjades. Amen. Nii, tõuseme ja palvetame eelkõige kuningate pärast. Isa, me täname sind, et me võime praegu teha palvet eelkõige kuningate ja kõige ülemate pärast. Nii nagu su sõna ütleb väga selgelt, sest et nende otsused on määravad tegelikult riikidele ja rahvastele. Ja isa, me täname sind, et me võime praegu panna sinu ette kõik need rahvad, kes on nendes probleemides. Isa, me paneme sinu ette praegu selle Ukraina ja paneme Venemaa ja paneme Ameerika ja sa näed ja kõik, kes seal püüavad vahele rääkida Euroopa poolt ja ka Eesti nende hulgas, isa, me paneme praegusel hetkel kõiki neid kuningaid ja valitsejaid sinu ette. Ja me palume, et Jumal, sinu riik tuleks ja sinu tahtmine sünniks. Jumal, me täname sind, et sinul on plaanid. Sina tõstad kuningaid ja sina võtad neid maha. Sina annad ajad ja rajad, kus me elada võime ja sellepärast, Jumal, me täna palume jälle seda, et las sinu tahe tegelikult sünnib. Ja isa, me täname sind, et me võime täna kutsuda sind, et tulgu sinu riik, sündigu sinu tahtmine. Jumal, me teeme seda poliitikat praegusel hetkel sellel moel, mida sina, Jumal, oled plaaninud, mida sina tahad teha. Ja me ei taha lihtsalt taganeda, nii nagu siin oli see Ahab, kellele Jumala mees ütles ja andis nagu kõik kätte, aga lõpuks ta tegelikult tegi valesti. Ja sellepärast, isa, me palume praegusel hetkel seda armu, et meil vaimulikena oleks julgust rääkida. Isa, me palume, et tõsta üles neid vaimulikke nõuandjaid, kes annavad nõu kuningatele, kes õigel hetkel tegelikult ütlevad selle õige sõna, mida on vaja. Ja isa, me täname sind, et me võime paluda seda, et meie sinu rahvana, et me palvetaksime. Jumal, me tunnistame seda, et ega meie ei oska neid asju lahendada, vaid me palume lihtsalt, et sündigu sinu tahe. Ja me täname sind, Jumal, et sa oled andnud meile palvekeeled ja me saame keeltest palvetada, et sinu tahe võiks sündida. Ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et me võime lihtsalt täna siin su sõna juures neid asju lihtsalt õppida. Ja isa, me täname sind, et valgus võidab, pimedus saab kaotuse osaliseks niikuinii. Ja me täname sind, Jumal, et sa oled täna meile seda nii mustvalgelt tegelikult neid pilte tegelikult täna avanud ja isa, kiitus ja tänu sulle, et me võime praegu lihtsalt paluda, et sellest kuuldud sõnast oleks meile igal ühele nagu see kasu, mida meie tegelikult vajame. Isa, kiitus ja tänu sulle, et oleme võinud täna siin oma meeli uuendada, issand, su sõna juures. Amen.